Me oleme Armastuse maleva lainel ja sel korral siis 3. episood, täpselt see, mis sinu vägitegusid hakkab iseloomustama, Leho. Kuidas tunne on? Avakaader, väga võimas, kirik juba ootab, droonikaader, lendame. Lendame, aga nagu sa näed, meil on siin 3 mikrofoni ja ma lubasin, ma teen sulle kerge üllatuse, et ma ikka kutsun ühe eksperdi koos meiega siia saadet vaatama. Ma teen talle telefonikõne ka korraks, et ta võib astuda siia stuudiukse sisse. Ma pakun, et see on... Nii, kuule, võid kohale tulla. Nii. Ma hoian siis, kas ma hoian silmad kinni? Hoia silmad kinni. Ja ma hoian silmad kinni. Ja siis vaatame, kes hääle järgi saad aru, kellega tegu on. Kas ma tunnen sammu? Kas ma tunnen sammu järgi ära? No tere! Oi, ei tunne, ei tea. Grete Paia, sa ei ole seda, ma võin öelda? Ei ole. See on Peeter Võsa. Mille järgi sa seda arvad? Ma ütlen, et see on Peeter Võsa. No tere tulemast, tšau, näeme sinuga siin. Teeme meie siis ka juba, kui juba kivi tegemiseks läks, siis kivi, jah? Kuidas siis on? Peeter, tulid mulle appi, ma saan aru, et... Muidugi, Leho on mulle armas nagu oma enda sohipoeg, et kõikidele tema tegemistele tuleb ju kaasa elada ja positiivsust süstida. Muidu teeb nii palju lollusi kokku, et viimati satub masendusse. Õige. Ma saan aru, et masendus Armastuse malemas võib sattuda ka. Kuidas sul on? Klappides kuuled hästi ennast või tahad tiba juurde? Kõik on hästi. No, suurepärane. Ega me pikka juttu teigi, reeglid on lihtsad, vaatame saadet, kui on midagi öelda, kommenteerida, siis ütleme ja ega siin saates juhtub sellepärast, et siseneb jokker Leho Lehis. Suvi on parim aeg uute suhete loomiseks ja armastuse leidmiseks, sest inimesed on avatumad ja rõõmsamad. 9 noort on end sisse seadnud Armastuse malevas, et luua romantilisi suhteid, panna korralikult pidu ja renoveerida vana saun. Ootused ja lootused on kõrged. Leho, mis tunne on nüüd ennast kohe näha sisenemas? Kõik ootavad, et sisse astub noor Kreeka jumal. Kohe astub sisse nende arvates noor Einstein. Nende arvates saabub noor Schwarzenegger. Tuleb lunastus kõikidele naistele, tuleb Kristus, aga ta tuleb atleedi kehas ja tal on särav mõistus. Nii, laseme edasi. Ja nüüd kõikidele on mul üks väikene üllatus. Ma hakkasin täiega värisema. Mul on hea meel tutvustada teile uut osalejat. Ma lootsin täitsa, et tulebki nagu selline nagu minu maitsega. Äkki kutt. Kelleks on Leho Lehis. Aitäh teile. Leho, sa oled puhta valge... Nagu vana mees ütles sulle või? Hoppana. Pole isegi kohale jõudnud, juba saad puidna. Ja sa panid ja sinu jaoks nii pidulik üritus, sa olid puhta valge särgi pannud selga, püüad endast head muljet jätta ja kujutad ette. Ja sa ei ole kohale jõudnud ja juba nad hakkavad peale. Pole isegi müüri tagant näinud sind. Juba paneb vana mees. Siis kui ta tuli sealt seina tagant liiga aeglaselt välja. Ma lihtsalt tundsin, et ei. Tere! Seda nägu ma tean. Kes sa oled, kus sa tuled, mis sa teed? Ma tulen Tallinnast. Tundsite sa närvi või? Ma olen hämmeldunud, kui viisakas saabumine see oli. Aitäh. Isver, Jusver. Sa nagu reaalselt värised seal ju. Jaa. No vaata, milline puusamäng sul, Leho. Ja. Oleksin mina seal saates olnud või oleks näiteks olnud härra Linnar. Issand jumal, ta oleks need noored preilid kõik unustanud ja ainult su puusamängu nautinud. Ma olen 27-aastane, puutun kokku ka meediamaailmas teletegemisega. Kõige viimane saade oli Metsiku Roose jälgedes, kus me käisime 3 poistega Mehhikos. Minu masti poiss ja kui ma vaatasin seda kaela ja kätes jooksevad veresooned, siis muy bien. Ja nüüd hakkame uusi paare moodustama. Ja kuni sina oled meil ikkagi uus osaleja, siis eesõigus on sinul.
kumba tütarlast sa endale kaaslaseks soovid? Ma võin minna. Võid minna. Ma lähen. Ma tulen siia. Kuidas? Jah. Ma lootsin et ta valib. Tahtsid ümber kinni võtta juba või? ei, mul äkki näidati, et kallistage ka, vaata. Sulle näidati kõik ette, mis sa tegema pead. Ei, no ikka vahepeal... Oot, Leo, sulle tuleb ette näidata, mis sa tegema pead. Sa oled siis ühesõnaga selline inimene, kes on tüüpiline mingisugune näiteks katoliku või luteri kiriku liige, et ise elada ei oska, kes käib ja löörib igal pühapäeval käsulaudadelt need 10 käsku üle. Et kui sa naist näed, siis keegi peab sulle ütlema, et kuule, nüüd anna musi, nüüd patsuta kintsu ja võt nüüd võid isegi sammu kaugemale minna. Ei ole. Ja ei ole. Ei ole nii? Ei ole nii. Saad ise hakkama? Ma saan hakkama. Sa oled suur poiss juba? Okei. Kristi. Meil on uus paar, Leho ja Annika. Ma natuke olin võib-olla üllatanud selles osas, et ta valis Annika. Mulle Kristi kuidagi meeldis rohkem ja äkki mehed kuidagi valivad naisi selliselt, et alguses hoitakse äkki distantsi kuidagi. Mis loogika see nüüd oli? Et sulle meeldis Kristi, aga valisid Annika või? Leho, ma olen sinuga käinud, kuule, sinna Ukraina piiri peale välja ja mina küll ei saa öelda, et sa oleks kuidagi tagasihoidlik. Ma täitsa imestan, et sa ei saanud seal Poolas kaubanduskeskuses vastu kõrvu selle katoliiklasest ema käest, kelle teismelist tütart sa vahtisid. Ei tea midagi. Ei olnud midagi, jah. Mis... No ei ole midagi, Leho. Testosteroon, noor mees, käed jalad terved, võid lubada endale mõndagi. Väga ilus. No nii, et me oleme saatega ka kuskil maal. Valimine, jah? Ermo, kas me jätkame vanapaarina või... Kristiga mitte. Ma tegelikult natuke lootsin Mariti peale, aga nüüd tuleb hakata võitlema. Draamat tuleb hakata tegema. Arvi? No, ma olen Kristiga tegelikult saanud koos töötada küll ja kas sa sooviksid jätkata? Vau. Me võime ju ühes kärjas olla. Aga Kristi ja Siim valikuks äkki sel momendil paariks. Samas ei tule, seal hetkel ei tule ju selle, võtad ikka selle ju, kes nagu vaba on. Tõenäoliselt küll, jah? Mitte ei lähe sinna kuhugi juba paari vahel. Mis loogika see on? Võtad selle, kes vaba on. Kõik on ju vabad. Ei no jah, vabad inimesed on kõik, aga mis mõttes, mis huvi on mingit vaba inimest taga ajada, ikka tuleb seda, kes on kinni ja hõivatud. Mis rõõmu tunned sa kindluse vallutamisest, mille väravad on pärani? No. Sa oled jalgpallisõber ka? No kuule. Mina olen ka suur. Ei tea küll, Leho, et sel juhul siis sa valiksid ikka kinnised, aga näed, värav on alati kinnine. Siin tuleb kütet täna veel nii kõvasti. Ei saa sust rüütlit. Tuleb veel. Poisid telki. Üllatus oli suur, kui kedagi ära ei saadetud. Praegu täielikult varsti pida. Sündis 3 uut paari, aga valiku üle paistavad täielikult õnnelikud ainult Xavier ja Marit. Kas sul oli mingit suurt armastust ka siin juba kellegagi? Tolgus on seal. Tolgus? Ettevaatlik ühesõnaga. Okei. Ja kui sa kellegiga ila paned, siis palun ütle mulle ennem, et ma teaksin seda. Ole aus lihtsalt. See nägu oli Lehole hea, et jaa. Nagu ei osanud kohe nii jõhker suru. See on minu jaoks esimene kord, kui keegi... Ma olen sellist inimest esimest korda nii raske... Kes ütleb sulle, et kui sa kellegagi ila paned, see ole hea, palun pese oma suu ja hambad pärast puhtaks, et sa mingit nakkusi ei tassiks siia ühisesse õleunnikusse, kus me oleme sunnitud ööd veetma üheskoos. Et sa nakkushaigusi ei tassi, et sa suguhaigusi ei tassi, et sa nahahaigu tõbe ei too, et sa ei tatista ja rögasta siin sellepärast, et see kõik võib kujutada ohtu ju ometigi teisele inimese loomale, kes on su kõrval. Õige. Ettevaatlik naisterahvas, väga tubli. Õige. Mis siis ikkagi Annikal on ja mul ei ole? No nii. Annikal on täna valge bluus. Ta paistis eredamalt päikesega silma. Okei, tavai. See oli väga smooth, siuke sujuv, sile üleminek.
Leho on kusjuures kohe oskab niimoodi, ma ei tea, kus sa õppinud oled, mis olukorrad on sind kasvatanud, aga igatahes üks osav libekeel sa oled küll. No aitäh, eks see tuleb seal saates tuleb kasuks ju. Muidugi naistele meeldib. Ei tea midagi. Aga nüüd tuleb tööriided selga tõmmata, sest saunamaja katus ootab katmist. Leho, kuidas ehitamisega on, ehitad oskad? Oi, muidugi. Töömees, mina olen väga kõva eestlane, nagu ikka. Ahah, mis sa teinud oled? Katusetöid. Tegelikult? Ja üldehitust ka. Laastu paigaldanud? Ei. Saunamaja saab katteks traditsioonilise laastukatuse, mida aitavad paigaldada mainehituse spetsialistid. 3 paari ülesandeks saabki laastude löömine. Siim ja Kermo panevad paika kanalisatsiooni ja ehitavad valmis vaheseina. Kristi, kellele meeldib mängu astunud Leho, juba aega ei raiska ja paneb värske malevlase kohe proovile. Kus sa pärit oled? Ma olen Põlvamaalt. Ma kolisin eelmine aasta ka tagasi maale nagu üleöö lihtsalt. Mis teed seal? Kasvatad kitsi või? Lüpsad? Ei. Ma võtan kartuleid ja rohin peenralt. Mis dialoog see oli? No, maatöö on äge või nagu maainimesega sa saad, minu arvates on nagu maainimesega parem nagu rääkida. Lüpsad? No kohe nagu talud, mida sa teed siis või noh, ma ei tea. Mida sa teed, kitse, seda samust keena, et... Jah, lüpsad. See on suur töö on lüpsmine. See võtab nii palju aega. Sõltub, mida sa lüpsad, kas sa lüpsad naisi või sa lüpsad raha. Ja mina arvan küll, et lüpsmine imeb. Kas te saate üldse süüa midagi seda joomata? Ei, okei, vahet ei ole, vabandust. Mida asja? Me ei jaura, mida joomata. Kas midagi saab... Ma tahan küsida, kas sa sööd ka selle suuga? Juua, seda söömata. Ma ei saa aru, mis sa räägid. Ei tea, mina ka. Kristi. Ta üritab üsna palju minuga suhelda. Ma vist pakun talle äkki natuke rohkem huvi kui Annika. Sa näed hea välja. Thanks. Selles vestluses on särtsu. Õhtul sebin ära ja homme on juba minu kärjas. Kas vaidlete vastu? Näeb Kristi halb välja? Näeb hea välja? Mis siis on? Võeti sind vägisi. Sa oled seksuaalkuriteo ohver, Leho või? Ei ole. Politseisse pöördusid? Ei. Sa oli lihtsalt sa vahtisid pealt nagu lammas suu ammuli, jäidki kõigega nõusse, sind lohistati ära ja sa ei üritanud isegi vastu hakata või? Tubli poiss. Ja nagu ikka ilmub otse kui maal välja Arvi, kes oma pruudile ligitikkumise pikema jututel lõpetab. Nii. Arvi, see oskab kõike siin lihtsalt. Nii, tähendab sinna poole. No nii, jäidki ilma hoopis. Maa-Elis ja Gabriel on samal ajal teel Valgehobuse mäele, kus neid ootavad maastikusiigueid ja romantiline piknik kõrgel taevas. Huvitav kogemus oli, alguses arvasin, et ma olen sõitnud sellega, aga tuli välja, et ikkagi ei ole. Kuule, mängime tagaajamist või? Kulli? Oled? Mina olen või? Kas ma pean sind katsuma või? Ma ei tea, kuidas sa katsud. Päris lahe oli. Ära sain su näppida. Meile mõlemale tegelikult meeldib selline ekstreemsus. Okei. Tahtsin, et ei olegi nii hull, aga hullem meil on ees. Jaa. Ma ei patsuta sind. Ei tahagi mind patsutada. Ei tahagi sind patsutada. No siis ma ei lähe eest. Oi, kui romantiline hetk. Kui me vaataks praegu filmi, siis see on see koht, kus vastarmunute huuled ühinevad pikaks ja kuumaks suudluseks. Kas nad abiellusid pärast? Ei, aga õige. Aga lapse said? Ei tea. No siis igatahes see projekt neil arvatavasti ebaõnnestus. Aga äge story on neil. Story on ilus, jah? Ja väga ilusti üles võetud. Nagu vaataks Titanicut, aga see kuidagi. Jah, sul on sellel režissööril siiski, Leo, veel õppida oma jagu. On. Salutalus on hetkel romantikat vähe. Laastukatuse löömine on alanud, kuid Annika pole Lehoga veel vahetanud ainsamatki sõna. Mis tegid teile? Teil oli nii näost ära? Ei tea. Äkki veel on natukene kurb, et ei ole ju ka Xavieri kuskil näha. Aga päriselt seal katusel olles
oligi niiviisi, ei ole midagi kokku monteeritud selliselt, et näed, nüüd on mingi tüli, vaid oligi nagu päriselt pahane või? Ma ei pane tähele, ma ehitan, saad neid lipid. Ei, aga osad naised on kogu aeg sellised, et see on äkki normaalne olek, lihtsalt ongi niisugune inimene ja selle taga Leho tuleb leppida. Võib-olla ta isegi oleks sinuga abiellunud, kui sa oleksid rahumeeli seal katust edasi pannud, toksinud ja edasist saadet poleks filmitud, aga hea küll, vaatame edasi. Xavier ja Marit on aga kurjad eeltöö tegija peale. Eile on siin tehtud lihtsalt praaki. Enamus neid roovitusi olid lahti, et kõik logisesid. Kuule Arvi, siin on roovitus viletsasti kinni pandud. Joostes kustud töö. Lässul lää ja võtsin jutuks ka selle temaga siis, aga hakkas mingi kuradi seletamine pihta. Ei, enne pidi midagi seda ja täda ja toda tegema, aga millegi pärast karjus eile õhtul, et valmis ja tuli siis meie poole peale siis tegema. Liiga kiiret oli tehtud arvatavasti, et seal ei olnud sellele kvaliteedile nii palju seda tähelepanu pööratud. Kvaliteedi järeleandmise idee, muidu tuleb pahandus. Mulle meeldis see laastukatuse tegemine. Mul on endal ka plaanis oma majale tulevikus teha see. Sain sealt hääd nipid kätte. Leho, aga milline katus tuleb sinu villale? Oleks hea teada küll, jah? On seal bituumenit ja on seal klaasi. Pigi katuse klaasikildudega. Okei, nii. No vähemalt on näha, et sa oled seal kõrva taha mingisuguseid termineid pannud, et midagi sa nagu materjalidest tead. Täpselt, bituumen. Valge Hobusemägi on Kõrvemaa kõrgeim tipp. Vaatetorni otsa ronimisega saab veel 25 meetrit kõrgemale nautima kaunist vaadet ümbritsevale metsale. Kas sa kõrgusi kardad või? Mina? Sa enne mainisid, et kardad. Täiesti võimatu, lihtsalt kogu aeg kiusab. Ulatad käe või? To be honest, tegelikult on küll creepy. Kui kõrgust kartev Gabriel südame saapas äärest välja võtta suudab, ootab noori tipus väga ainulaadse vaatega piknik. Issugu äge. Tõesti ongi Eestimaa nii ilus. On küll, jah. On tõesti ilus. Mis neile pakuti siis? Tomatimahla 4 viljaputru? Ja kiusatakse Gabrieli praegu siis teidiga kõrgel tornis toidu ja šampusega, jah? Jaa, okei. Nii, jah, et tore karistus. Let's go. Elektri juhetame tõmmata. Nii et mul on 2 tüdrukut ja 4 poissappi vaja. Kristi ja Marit. Tulge alla korra. 2 poisil siin all on vaja naerist maast välja tõmmata. Issand jumal, pool jooki lihtsalt pala pahane. Lihtsalt all olevale operaatorile pähe. Kallis 5000 eurone kaamera sai praegu lihtsalt kahjustuse. Ma pean tunnistama, et ega minu need pudeli avamised seal ei õnnestunud ka. Eks me näeme, kuidas sul need õnnestuvad veel. Ma usun, ma ei ole sinusse, Leho, kaotanud usku. Aitäh teile. Terviseks. Meie oleks väga klišee vist. Jah. Oleks see? Jah. Mida siis? Armastuse. Armastus terviseks. Läheb. Veel. Abeli. Läheb. Vaata, mõõdame vahepeal. Töö käib nagu laevaköögis, aga üks lisakätepaar on ju alati abiks. No, mis muud kui kiiver pähe ja kindad kätte. Kui keeruline see laastude toksimine siis ikka olla saab. No tervist. Kui ta läheb? Teisel. Saad hakkama? Muidugi. Oled uue partneriga rahul? Väga. Leho, sinu käest ei küsit. Ma ei saanud aru, ma tegin töö. Annika oli terve see aeg seal ilus tõesti lihtsalt niimoodi seisis või ma ei näi, ta ikka tõstis mulle ette ka, aga kuidagi pahal hetkel siis lihtsalt sattus see kaamera kõik sinna ja. Jaa, muidugi, väga rahul. Muidugi. Jah, nii et... On. Siin töömes ei vali, antakse ette, mis antakse, kogu materjal on töödetud, kas meeldib ja ei ole midagi. Töömes ei vali. Enesekindel mees. Annika nägu räägib küll kõigest muust kui ülevoolavast rõõmust uue kaaslase üle. Ta tundub nii veider kuidagi, aga ma ei suuda näppu sinna peale panna, mis asi temas veider on.
Äkki sa, Peeter, tead, mis see veider on? Mis on Lehos veidrat? Leho, mis sa ise arvad? Mis sinus veidrat on? Ei tea. No ei oska öelda. Aga on siis või? Aga ega mina ka ei oska ja vaata, Sander ka ei oska öelda, sellepärast, et meil Sandriga ei ole, aga naistel on üliarenenud intuitsioon. Nad vaatavad sulle otsa, Leho, ja nad näevad sinust läbi nagu röntgeni aparaadiga. Ma tean. No vot. Neil on kolmas silm. Ja. Aga Grete Paia taas kord sobib nii hästi sinna katuse peale ka. Milline ehitustööline see võiks olla taas kord? Paia kohta tuleb rohkem kommentaare kui oma kaaslase Annika kohta. Noh, äkki tuleb neid kommentaare kaaslase. Aga sa võib-olla oled niimoodi, et kui sa näed mitut naist korraga, sa ei oskagi valida. Ja ka sa kujutad ette, kui sina oled saatejuht, siis istuvad naised kõik ja kommenteerivad sind, vaata see Leho on niukene oi, täitsa roogitav räim on, kuule, teeks talle niimoodi, et võtaks seoks ta kinni piinatuppa ja põlev tilgutaks talle sularasva näiteks kuskile kannikate peale. Noh, mine tea, millised sõgedad sinust mõtlevad. Ma tegema pean. Tuleb esialgu vaja haamrit. Aitäh. Ja egas midagi keerulist ei ole. Ühesõnaga kuskile siia kohta. Ja. Mul pole jõudu. Võtame näppud igaks juhuks eest ära. Grete Paiale just meeldis ka seal üleval neid laaste pannud. Kuule, aga see on väga kena töö. Midagi rasketele. Ei ole, mõnus. Saab mõtled eemale. No saarlasele ei saagi selles töös midagi rasket olla. Kogu elu on laastade peal. No täpselt. Väga mõnus töö, soovitan. Kuidas teil läheb? Kuule, meil läheb väga hästi. Nagu näha, siis lepas reega põhimõtteliselt pool katust tehtud. Hakkab siin mingit armususi näida. Ja. Kui see loojangu aeg kätte jõuab, siis on ju need kõige tugevamad leemid. Arvin on minu osas väga palju huvi üles näidanud, et nagu täna kuidagi väga minu meelas olnud või nii. Kristil on igas episoodis iga kord uus mees ja kogu aeg tundub, et talle, et mehed näitavad jubedalt huvi ülesse. No aga niimoodi on, ta on selles eluetapis Kristi 27 õis ootab noppimist kas või vägisi, nii et iga käsi, mis sirutub õie järele, on teretulnud murdma. Ja sina, Leho? Olen hetkel käin koolis, et ei ole aega väga tegeleda. Hoia eemale, aga ütlen sulle, hoia eemale. Loe raamatuid ja karda Jumalat. Mis siis toimub meie vahel? Ma ei taha asjadele nimetust anda. Kas ma siis vähemasti meeldin sulle? Välja pressimine toimub. See on nagu see KGB piinamistoorile. Elujõulisus. Mida sa minu vastu tunned? Esimesest päevast peale ma nägin, et sinus on midagi teistsugust. See kübar, võlus, väga suur meeldimine. Kas see hetk siin on piisavalt romantiline sinu jaoks, et minuga suudelda? Oi, kui pikk mõttepaus. Iseenesest on ju? Ainult, et kõrguse kartus ja julge käsi puust lahti naasta. Ma oleks vist samamoodi olnud. See on ärge tehta, palun. Päris hirmus võib olla. Ei, tegelikult nii, ma ei tea, äkki oleks ka. Leho ei ole sinuga niimoodi. Sina ju elad niukest elu, et mitte sina ei pea surma, vaid surm sind kartma. Väga meeldiv koos olla ja saame rääkida sügavamatel teemadel ka. Kuidas sa tunned ennast? Ma arvan, et meil on siuke sebimisfaas. Tahad öelda, et ei ole armunud? No mehed. Välkkiire muidugi olen ja kõrvuni. Lubadus tuua taevast alla tähed ja kuu. No näe, kus noormees ei oska valetada. Oleks iga natukenegi sümpaatiat tundva naise praegu sulama pannud nagu Saaremaa või? Ma arvan, et ikkagi meeldimine. See oli küll teeseldun naer. Arvamusega tundub, et ilmselt sinnapoole ta vaikselt läheb, tüürib, aga praegu on siuke meeldimise faas. Liblikad on kõhus küll, võib öelda vist.
Nende liblikatega on selline, et need tulevad ja lähevad ja vahel on ja vahel ei ole. Kus keerutab alles? Jätame noored vaatama. Ma ei saanud ka väga midagi aru. Ei noh, mis mõttes, ega mees ei peagi sellest aru saama. Naine valib endale kaaslaseks selle, kes talle kenasti tuhvli alla sobib ja kui see sinna tuhvli alla ei sobitu, siis saad kinga. Et täpselt see, mis sul üldse aru saada, Leho. Mehed tavaliselt, keda sebitakse, ei saagi aru sellest. See on kõrgel küll. Ja, on küll kõrgel. Masid hetki nautima. Vaatame parem, kuidas kõigi poolt laiskvorstiks siunatud Kermo meil tööga hakkama saab. Sina jälle passid. Jälle passid. Mis toimub? Kõik hädaldavad. Grete Paiast alates. Mis toimub? Mis materjali ootame jälle? Tööülesandid jälle ei sobi, jah? Ei. Kermo hakk tööle. Siis ma teen tööd. Ära sega, mine ära. Saatsin ära ta. Maarja-Liis ja Gabriel on tagasi teel. Paari kehakeel räägib lähedusest, kuid sõnades on mõlemad ettevaatlikud. Tänane läheb igaveseks maleva ajalukku päevana, kui Gabriel oleks Maarja-Liisilt peaaegu musi saanud. Aga ei saanud. Teate ju seda vana juttu küll, kus kaks sõpra saavad kokku ja üks ütleb teisele, et kuule tead, et see sama naine, kes sulle nagu korvi andis, et sina, kutt, oled ikka täitsa jobu, sa jäid päris ilma, aga ma oleks peaaegu kätte saanud. Seda nalja teate, kus kaks naist räägivad ja üks sõbranna ütleb teisele, et tead, tegin ka oma mehest miljonäri. Kuidas siis? Enne oli miljardär, nüüd on miljonär. Hästi hea selleks mees, kes oleks peaaegu musi saanud. Palun tulge kõik siia poole. Siimukene tuleb siia. Siimukene tuleb siia. Kõigi ette. Siimul on sünnipäev. Veerand 100 täitus. Siim näeb nunnu välja. Nunnu sünnipäeva laps. Seda külge ma sinus, Leho, ei teadnudki varem. Ma ka ei teadnud. Tuleb muidugi... Tuleb üllatusena muidugi. Eks ma tean edaspidi elus teha siis korrektuure, aga vaatame edasi. Hea küll, las ta jääda praegu. Väljaspool podcasti arutame seda asja. Õnne soovime sul, palju õnne, kallis Siim. Kas ainult torti või anti ikka kurejooki ka? Muidugi, märjukest oli ka. Kõvasti kohe kindlasti. Ei näinud, ei tutvustatud. Ei mäleta. Ei antud teada, mida jood. Pandi aga kauss ette, öeldi kõik see laga olgu otsas ära kaanitud. Ei olnud, kõik oli kinni, kõik oli kapis. Mine ja võta. Selge. Midagi seal oli, vahepeal ei olnud, aga siis jälle oli. Nii et spetsiaalselt ei olnud vaja teid täis joota, te ise läksite kapi juurde ja jõite ennast ise täis. Tavalised eestlased ju. Minul oli normaalne, jah. Normaalne muidugi. Nii Malev, käibki. Ehitus, saun. Absoluutselt. Palju õnne, tibukene, palju. Nüüd teeb natukene veel tööd ja siis ootab meid suur vägev Siimu sünnapidu. Siin on vähemalt kuradi nokats hoidik vähemalt. Pool malevat jääb veel katusele viimaseid laastusid lööma. Ülejäänud valmistavad peoks ette tünnisauna, külmkapi ja üllatused. Mida te vaata seda? Ja me nägime ja siin. Oi. Mis asi see nüüd oli? Playboy või? Maja või? Issand jumal. Väga põnev ajakiri. See telgis vist oli täitsa lust lööpida, ma saan aru. Seal oli väga lust ja huvitav, et kas siis meeste ajakiri tähendab telgis, et ühelgi tüdrukul ei ole ohtu siis sinna telki sattuda või samas see ajakiri on mõeldud ju ikkagi poistele ja tüdrukutele. Nii et külaline Venemaalt käis sageli telgis. Ma pean silmas seltsimees Onaninit. Jaa, oli kuulda maleva, üle maleva. Keegi seal oli tõesti. Või sul on hästi? Ei mölla minna peremees. Tuligi külaline. Sünnaks Maaja. Ta
täna ei tohi ilma aluspesuta magama minna. Ma ja kaisus. Lippardus. Aga see pidi hea nipp olema päiksepõletuse korral, et Viagra aitab päiksepõletuse vastu. Et ta küll ei ravi seda, aga vähemalt lina ei kleepu su keha vastu. Kuulsin kunagi mingit rõvedat lugu, kuidas keegi ütles, et ta tahaks endale nuku peale teha rula, tatoveerida, et siis kui tal kõvaks läheb, siis tal on nagu longboard. Leho, mis seltskondades sa muidu viibid? Väga ägedates. Ma pean kiitma enda seltskondi, nad on väga elavad ja huvitavad inimesed. Nii, ja tohib ka küsida, et kes selle tsitaadi autor on? Ei tohi. Millistes rentslites siis vaba aega veedetakse ja selliseid mõttetarkusi vahetatakse? Leho! See on... Need on siiski haritud inimesed, jah? Majaka tänav või? Ja. Okay. See on hea kant. See on vist päris nagu adekvaatne, jah? Läheb sul kaua. Pikk ja ühine tööpäev ei ole Annika kahtluseid hajutanud. Näha on tülpimust ja dialoogi maksimaalseks pikkuseks on 4 sõna. Kõik muutub hetkel, kui lähedusse tekib Siim. Ma magan muidu seal. Nice. Võib-olla varsti seal või? Võib-olla küll, jah. Ei, ma tahtnud küll valida täna. Ma lootsingi valin sinu, aga... Ma lootsin ka. Näed, Jokker tuli ja võttis Annika käest ära, aga eks siis tuleb täna õhtu proovida ära rääkida. Üks tuleb lihtsalt välja saada ja... Küll läheb. Niimoodi siis sinu selja taga siis punuti võrku. Juba läks või? Sulle kaevati auku. Juba labidad on väljas. Täpselt, sulle plaaniti kurja. Pole veel isegi tööriideid seljas saanud ja juba on... Ma olen samal ajal külma vee all pesen ennast. Jääkülm. Ja sa ei kahtlusta mitte midagi, et need rästikud on salaplaani juba pununud valmis ja hakkavad siin meelitama võrku. Vaene sohipoja staatuses lehokene, ma tunnen sulle südamest kaasa, vaatame, kas sa pääsesid sellest plindrist ja kuidas sa seal vingerdasid, kui sa sinna sattusid. Kirjuta kirimaga. Vaene Leho, saab tont ja üks või. Aga mul teda ei ole vaja kuulata, kui ta piiksub mu seal kõrval kuskil. Annika, tahad Siimuga kärge minna või? Näe, et on ainuke valik hetkel, jah? Teistegi ole nii. Mis vahid? Mis sa vahid? Vaat sellise pildi ta tahabki jätta kõikidele inimestele endast. Ja mis mulje sinust on jäänud? Kõige igavam inimene siin kuradi platsi peal. Sul ei ole mitte mingit karakterit. Ei ole, jah. Sul on alkoholi vaja, et kuskil kellegiga olla. Saad aru, kui hale see on. Jät vait. Mina olen täiesti... Kus on suuvärk alles? No kus on suuvärk? Aga me näeme Annika karakterit siin, ma loodan. Karakteritel tõesti on, jah? Mis sa, Leho, nüüd kitud või? Ei. Me näeme, vaadake nüüd, milline ta on. Mida tema tegi, jah? Trattusin. Juuakse liiga palju ja hakatakse arvama endast, ma ei tea mida. Ära vahi mind nende lollide silmadega. Jumala rahu, oskab ikka keerutada seda suppi raisk. Mõistust ei ole, siis ei ole, noh. Miks ikka veel kedrata? Selle kohta oli hea ütlus kunagi, et tuled põlevad, aga kedagi kodus ei ole. No täpselt. Sama asja, see on armastuse malev siin. Inimesed on paar päeva koos olnud, kas see on siis nüüd nii hull teema? Tööpäev on lõpuks kõigi jaoks läbi. Saunamaja on ainult 1 päevaga saanud peale kauni laastukatuse. Jõhker, aga tehtud. Viimasena tuleb objektilt ära muidugi Arvi. See kallis, kuidas läheb? Mehed ei tee nii, kuidas Arvi tegi. See ei ole mingi mehe käitumine. Väiksed tüdrukud käituvad niimoodi. Mis seal halvasti oli nüüd siis? Ühesõnaga, ühes episoodis siis Annika välja valitu Xavier suudles tunnis Maritit, jah? Annika oli Xavieriga paaris ja ta oli kuri selle pärast, et ta kuulis seda hommikul Arvi käest ja siis oli hommikusöök. Sander, tahad aidata natukene kuidagi, et
Ühesõnaga, ma arvan, see ei olnud isegi sellega seotud, vaid point oli see, et... Ta oli kuri, ta oli pissed off. Ühesõnaga, isegi osati noorte inimeste hinge valada armukadeduse leeki, ma saan aru. Jah, pandi seal musitama üksteist ja vaeseks, et noored ei tulegi selle peale. Leho, kuule, aga kas sa oled sa loodussõber oled? Jah, suur looduse sõber. Kuldnokka pesasid oled looduses käinud vaatamas? Ei ole. No võtta, mine vaata. Kujutad ette, on üks vana kuldnokka pesa, mis on ammu, juba võib-olla mõni aasta pealt sõda pandud, eks ole, puu külge. Kujutad ette seda lennuava, kust kuldnokkad sisse käivad? Pisike, aga kulund, eks ole ju. Vaata, kui vana. Oled sa elades mõnda kulund kuldnokka näinud? Ja tuleb meelde. Ei musitamine meest kuluta. Võime edasi vaadata. Korraga on Salu talu hoovist kadunud nii Xavier ja Marit kui ka Annika. Kaamera leiab nad talu ümbrusest uitamas. Käisime jutustamas kase all ja õhtune musi oli tore käia tegemas veel korra privaatselt nii-öelda, et uurime teineteise nabasid nii-öelda. Soomes on selline sõna. Xavier paistab õnnelik ja naudib iga Maritiga veedetud hetke. Annika seevast on üksi ja otsib seltsi suurelt kivilt. Ma tahtsin veits rahu saada, sest ma olen kõige vähem nagu draama armastav inimene üldse. Mind tõmbab... Kas see on CV praegu, kas see on portfoolio, mis Kanal 2 praegu tõmbas üles? Muidugi, jaa. Ilus. Muidugi, ma täitsa naudin. Laske edasi. Võsavinkli uus saatejuht äkki? Absoluutselt. Reporteri. Kujutad ette, milline Anne, milline talent, kui vahelduv karakter. Väigelt läbi, kui mingi tüli on või draama, siis ma tahan lihtsalt üksi olla ja veits mõelda enda asju selgeks, et ma järgmine päev point on tegelikult sees. Mõni tahab üksi olla, mina ka. Aitab nüüd melanhooliast ja kase all musutamisest. Siimul on sünnipäev, seda ei juhtu iga päev ja väikest juubelit peab ikkagi korralikult tähistama. Oi. Tühi pits pidi halb õnne tooma. Ma panen pitsid uuesti täis. Oi, Leho, ma tunnen su ära. Armas sohipojakene. Meile alkoholi tarbimine kohe üldse ei meeldi. Ei praegu, aga pärast pole nagu nii. Leho tuli siia ja siis alguses ütles, et ta väga ei joo. Valetasid või? No selles suhtes, et üritusi on nagu harva. Kord nädalas ei ole kuigi tihti, see on tõesti õige. Ja ühesõnaga, Leho, kui sa kunagi peaks minema autojuhi lube uuendama, siis ära igaks juhuks ütle, et sa nädalas isegi 1 või 2 õllet jood, siis meil üks tuttav käis ka ütles, et õhtuti teeb 2 õllet ja saadeti psühholoogi juurde öeldes, et alkohooliks ei saa lube. Okei. Aga Leho ei ole alkohoolik. Leho lihtsalt naudib alkoholi. No see on selle, Leho, sinu joomised on kõigest alkoholi tarbimine. Jah. On nii? See on töö. Jah. On töö. No, sa oled loome inimene ju. Mismoodi sa saad üldse eksisteerida ilma deliriumite ja hullumeelsushoogudeta? Ei saagi ju. Ei saa. Kui Edgar Allan Poe poleks olnud säärane, nagu ta oli, meil ei oleks ühtegi stoorit, mille järgi Hitchcock oleks saanud sellised põnevad filmid teha. Noh, Leho. Hullvärk. Normaalne on Hullvärk on normaalne. Laseme edasi. Aga kui ma joon, siis ma joon nii, et ma on must. Mis me tulime siia tussutama või? Mis asja tegema? Tussutama. Tussutama, mis see tähendab? No täpselt nii ta ongi, nagu bussama. Bussa, mis see tähendab? No see on nagu lõdvalt võtma. Oota, sa mehi sa bussad ja tüdrukuid tussad või? Okei. Võib-olla ma ei peagi kõigest aru saama. Ega ongi, et vaata, mingis vanusepiirist tuleb see nii-öelda... Dementsus. Lihtsalt aju keeldub vastu võtmas seda, mida noored korda saadavad. Seltskond on juba väga kiirelt mind omaks võtnud. Kristi on väga tore neiu. Tutvustab, näitab mulle piirkonda, näitab kus, mis on. Aitäh! See on praegu esimene koht, mis ma sulle vist näitan ju tegelikult. Mida ta näitas sulle?
Küüni, seda kohta, kus on pihikaamera. Tuleb pihi. Ja, ma mõtlesin midagi enamat. Mees, kes on harjunud enamat saama, eks ole. Olukorras, kus talle ainult pihitooli näidatakse. Marit, no nii. Kojaks minu meelest Leho oli juba täiesti kapsasse. Leho püsib esialgu laua taga ja esimesena ronib tünni hoopis Kristi, kes annab endast kõik, et ka teised peoga kaasa tuleksid. See on juba päris palav. Tundub, et sind ei olnud kosta. Võiks rohkem võib-olla sellisel nagu natuke vabamalt võtta. Me oleme just siin, et lõbusad... Kermo ehmus täitsa ära. Ja minule meenub vahvasõdur Šveik ja välipreester Otto Kats ühel joomingul, mida Václav Hašek on väga hästi kirjeldanud. Nimelt seda, kuidas välipreester kõrtsus etendas teistele joomakaaslastele näkineidu. Lugege seda lõiku. Leho, sa oled seda lugenud ometigi ju? Sa ju tead, mida ma silmas pean? Ei tea. Ei tea? Kirjandusklassika kuidagi ei puudut, ei ole kõnetanud sind? On ikka. Tahad ma kirjeldan natukene seda lugu või? Hea küll, las ta olla. Ma ei hakka nooruse võlu ja seda kaunist saadet, mis on teie ühine vaimusünnitus ja looming, ma ei hakka oma kirjandusklassikast pähe õpitud lõikudega praegu rüvetama, hea küll. Aga soovitan sul siiski vahvasõdur Šveik läbi lugeda. Kristil on mingi teema selle, et peab nagu tähelepanu pöörama. Ei, ma ei sebinud Arvit, aga ta vist sebis rohkem mind või nagu pani käe külge ja siis ma nagu lasin ka, et ma ei olnud nagu mingit ära puutu, ära vaata, ära ütle. Aga ta nagu üritab ja ma ütlesin, et ürita edasi. Halleluja, halleluja. Leho tuleb ka või? Jaa. Uus tuli, Jokker, meeldib. Tundub, et ta näitab huvi minu osas välja ka. Miks ta naerad? Ikka, nii. Sind sohi poeg, sind ikka. Noh, saa keera selge. Yes! Ja ta on siin. See on nii klassikaline Leho. Oi jaha. Leho, täpselt. Leho. No ei ole ju klassikaline. Tead, no on küll klassikaline. Kui sa nii jätkad, siis kogu su elu läheb tagapalgesse. Ei jätka. Kes tunneb huvi päriselt nagu inimeste vastu ka. Nii see läiki. Ma ise tunnen, et mul vist oli samm sees. Jääd mööda ei hüpanud. Millega see Leho õhtu jooksul hakkama ei saanud? Tal olid mingid imelikud naljad seal, ta läks seal vee alla. Tahate, ma laulan teile. Me istusime seal Marit, Xavier, mina ja Gabriel ja siis ta tuli sinna. Ja siis hakkas sõudma seal. See on ilusti, et kuule, ole kena vaata, et ma ei taha siin mingit laineid, eks ju. Nii on päris mõnus, hea soe, vaata, vesi nagu liigub, vaata kogu aeg. No muidugi. Ma ei mäleta seda hetke, et oleks kuidagi küsitud, et või Leho tuli pisike piss ja tahtsid vee panna keelama lihtsalt või? Ei no, tõsi, seal põhja pool on soojemes. Sellepärast tead, et lasid juurde või? Ei, seda ma ei teinud. Leho, kas seal... Aga kas seal ei tekkinud nagu sellist tunnet, et vaata, tavaliselt on nendes peobasseinides väga nagu räpane, et inimesed istuvad tunde ja tunde, joovad oma kokteili, ei lähe kuskile pissile WC-sse, lasevad oma vedelikud välja ja siis vaata, okei, suur bassein suureks basseiniks, seal on kloor ja mingid asjad, aga see on väike, ma ei tea, mis on mingi 2x2 kuu. On olnud isegi juhtumeid, kus keegi kakab basseini. Ja kujutad ette, kui see nii väikses juhtuks, Leho.
ma tuletan endale sellel hetkel nagu meelde seda korda, kui ma Soomes käisin ja siis ma seda ranna ääres sõin Mis sa sõid? lehte sealt maast. Mis kuradi ajaleht Helsingin Sanomat sõid rannast ära, millega keegi oli Seede Kulgla tagumist otsa kasinud või? Ma ei taha sellest rääkida, vaatame selle maleva kerib, palun paneme selle maleva peale. Issand, ma olen Peeter, mitte issand. No hea, ikka ära mahtusid. Mahtusin, jah. Oi, issand ime. Tegid kohe kõik rõõmsaks. Säilambaid ma ju palju. Tere tulemast. Vähemalt positiivne külg ka, et sellel tünnisaunal on vähemalt reklaamvideo pärast võtta. Ei, no täpselt, peavad vastu. Tuleb kohe mõelda, mis asi. Kes meist ei tahaks hüpata pisikesse basseini pommi 27-aastaselt? Muidugi tahaks. Annikal Muust ei ole unistanud. Lehost sooja ega külma. Tema naudib hoopis Siimu seltskonda. Küll aga on Lehol huvi Annika vastu. No, Leho, lootsid servast tükki saada või? Armukadedus tuli peale. Kas ma olin Annikaga paar või siis enam ei olnud, jah? Sa ei sa mäletanud siis ega sa mäleta nüüd. Olid sa paar või sa ei olnud kellega paar? Ma ütlen, et sa sunnik läksid sinna servast tükki saama, no? Opa, võt see komme ka on täitsa sinu juures täitsa uus külg jälle. Ma ei teadnud, kas sa tänavatel ja kuskil lasteaedade ümber parkides õhtuti ka liputamas käid? Ei käi, ainult saates siis, kui tellitakse? Ainult saates, jah. Aha, okei. Ja produtsent tellis? Ei saa. Ta oleks või sulle pikema ka siis tellida. Hea küll. Võime edasi vaadata. Kuredi Leho, noh. No vot, aga oleks tellitud selle asemel pikem. Vai, kus siis oleks kiidusõnad tulnud. See mees on teivashüppaja. Peaks Tallinna au kaitsma kõigil rüütliturniiridele. Ka äkilist meelt ja just leitud meelerahu arvestades oleks Lehol praegu kõige targem vaikselt taanduda. Aga tema ju ei tea seda. Tuli minu ja Siimu vahele lihtsalt mingi lambi saasta mähkima. Vaene Leho, Annika süütenöör ei ole väga pikk. See hakkas suruma meid. Uus kuum paar ja millal me tanti paneme. Ma läksin nii närvi selle jutu peale. See on mingi põhikooli mentaliteet. Ja ta mähkis ja veits tõssin häälta peale. Ja siis hakkab mu õlgi masseerima. Ma olin nagu, mida sa teed? Ma ei lase kellelgi näppida ja sa arvad, et sina võid üldse tulla või? Hea massaaž pidi rahustav olema, jah? No mina ei osanud jah kuidagi muud moodi. No tegid lihtsalt ei lähe ära ka massaaži. Sa võid minu peale harjutada. Ei vigasta käsid, et mul hea karvane selg. Sa oleks võinud öelda talle ennem, et sa oled Epp Kärsin üles koolitusel käinud, vaata. Oled käinud või? Ei ole. Aga mine kindlasti. Peab kindlasti minema. Ma arvan, et jah, kulub ära. Epul või? Ei, sinule kulub ära. Sinul kulub ära. Läheb tarvis. Läheb tarvis, Epu või? Ei tea. Läksin nii kettasse jälle, noh. Ka Kristi on Lehole käega löönud ja plaan Jokker enda kärge vedada ei ole enam päevakorras. Arvi näeb, et taas on käes tema võimalus ja see mees juba sülle kukkunud juhust kasutamata ei jäta. Vaev ei jää tasumata. Me nagu naeratasime üksteisele suurt midagi me nagu ei rääkinud. Oleme täna Kaisus ka ette või? Tahad Kaisus või? Tunned minuga ennast nii turvaliselt. See oli kuidagi nii armas nagu. No Arviga mul ei tule kindlasti midagi. Ma pean minema. Aga tee aga siia. Leho läheb pereõnne rikkuma, jah? Kõmm. Ei, see ei teinud suurt midagi. Ega kruus katki ei läinud. Kruus värises mu ees pärast. Okei, palus alandlikult vabandust ja lubas, et rohkem ei tee. Palus laks olla.
Õnneks olid need padjad nii-öelda all seal, et ega nii väga haiget ei saanud. Mind ei huvita väga see, kas ta sai viga või mitte, sellepärast, et suur mees, jään väga külmaks. Kus empaatiavõime on 0, su kaaslastel parastavad veel ja sina õnnetu kukkusid oma peakool, kõmises ka, kui kukkusid või? Muidugi. See ei ole viimasel ajal tunda olnud. On küll, kooli läksid ju. Oota. Kuulsid petsi? Ja, oot, Leho, tee nüüd suu lahti. Tee suu lahti nüüd. Kõmiseb vastu või? Gabriel. Selle oma olemusega. Oma ette jäänud Xavier ja Marit saavad pühenduda oma põhitegevusele. Sellele, mis neid kokku tõi. Mis neid kokku tõi? Musi vist siis, jah. Tegid salaja öösel tünnis mussi ja... Musi mopsti. Ja sina, Leho, läksid esimene asi hommikul sinna hambaid pesema, kurku kuristama. Jaa. Tubli. Ikka. Loodan sellest Maritist endale nii-öelda naise teha. Ta on ilus, ta on mõistlik, ta on tõesti tore inimene. Ta on ikka siuke õige sepapoiss, elab maal, lubas mulle ise sõrmuse teha, ehitada maja mulle. Ma hakkan isegi ära Mustlane lubab kana varastada. Sepapoiss lubab rauast sõrmuse teha. Vaat see on nagu mustlastega, kui mustlane varastama tuleb su juurde, siis ega ta sellepärast ei varasta, et ta varastada tahab, ikka ta lugupidamise sinu vastu varastada. Ja, täpselt. Kogemusena see on super ikkagist. Tünnis on juba musitatud, et järgmisena oli soov, et kärge saaks musitama minna. Õige. Ja on ikka füüsiliselt atraktiivne. Tuleb kõrvale, on kõrval, käed lähevad kokku. Selline teatud moodi lähedus, mulle meeldib see ja ta on hästi tore inimene ja ilus ka. Mulle meeldib. Väga palju aega magamiseks ei ole. Maarja-Liis ja Gabriel naudivad samuti füüsilist lähedust. Kaissu pugemiseks piisab ka sebimis- ja meeldimisfaasist. Head musi on saanud, aga mitte suu peale, vaid pigem otsa ette. Ei ole head musi saanud. Üks mees, kes võib head ööd musist ainult unistada, on Leho, kes Annika kärjes laiutab. Tere hommikust või? Yeah, good morning, boys. Läksin siis kerge, sealt mulle vastu tuli mingi pahmakas rõve parmu hais lihtsalt. Rõvedalt paks oli õhk. Mõtlesin, okei, savina. Aga siis vaatasin, et... Sul oli tugev pohmell. Ma imestan, et ma ei saanud särkigi selga. Ma magan muidu särk ka seljas, aga no ikka täitsa... No kaamerat... Ikka tugev joove. Tugev, üle tugeva, jah. Okei, see vaene sohipojakene, ma tunnen sulle südamest kaasa. Kuidas sa küll välja tulid sellest ilma maoloputuse ja ise said hakkama? Jah, ma olen... Sul on sohipoeg, ma olen uhke sulle, sul on vapper magu või vapper maks. Aitäh. Võta jahaks. Ühele teisele poole, siis paneb jälle mingi meretähte seal. Ma ei viitsina. Võtsin need 2 kotttooli ja läksin lihtsalt kuuri alla magama. Selline ma olin, haisesin ja norskasin ilmselt. Õige mees. Päike on juba tõusmas, kui sünnipäevapidu lõpuks läbi saab. Loetud tundideks saabub Malevaplatsile õnnis vaikus, mille katkestab vaid Kristi kärjest kostev sügav norin, mille autoriks on seekord Arvi. Täna see Kristit õnneks ei sega. Maarja-Liis Gabriel ning Xavier Marit naudivad teineteist ka läbi une. Tahaks magama minna praegu. Ja ongi aeg pööraseks kujunenud õhtust kokkuvõtteid teha. Kuidas sina? Lehol oli küll hea esimene päev, Essa õhtu ja essa päev juba mingi nahhoid. Mis toimus, kuidas sina üldse seltskonda nüüd, Leho, sulandud? Väga toredalt võeti vastu, ma ütleks. Võite, jah? Eilne õhtu oli päris
No ütle otse välja Lappes. Ei olnud Lappes, väga tore oli, mina ütleks. Ma lihtsalt mõtlesin, kust otsast sul minuga tore oli. Ma panin sul puid reaalselt esimeses sekundis põhimõtteliselt. Ma ütlesin sulle jumalast kogu aeg ja sul oli tore minuga. Näha on küll, et tore. Muidugi. Korralik pralle. Leho oskab ise endaga olla küll. Haises nii räigelt parmu haisu järgi, et ma lihtsalt mõtlesin, ma vahet ei ole, ma tulen siia. Et Lehoga ei suju kuidagi? Ei meeldi üldse austada. Tige nagu tikker ja... Leho, siis sul oli korralik grand entrance eile, jah? Ikka 0-100. Esmamulje loeb ju. Kuidagi tuleb ju meelde jääda ja silma hakata, okei. Kui inimene teeb midagi sellist, et teda häirib kõiki, siis järelikult ei ole asi selles, et meil kõigil on midagi viga, vaid järelikult on asi ju temas. Kas sina ka suhtlesid Lehoga? Ma arvan, võib-olla on see, et lihtsalt kõik on kuivikud. Muidugi, keegi mõistab pidu panna, keegi, nii nagu see laulukene on, eks ole, et enne surma kiideti heaks, veider eluviis, et sinu eluviisi lihtsalt, Leho, sinu eluajal ei hinda keegi, aga peale surma hakkavad mõtlema, oi küll, see Leho Lehis oli pullmees. Küll ta mõistis tsirkust teha, küll ta seal, ma loodan, et sellest saab 100. saade. Et alguses täitsa vappa ja kui sa nagu ikka täiseid, mul võtab kohe nagu huvi maha. Et see mul üldse ei meeldi, milline sa eile olid. Seda oli nagu suht kole vaadata. Näe, aga kaine peaga oleks sul ikka värk kindel. Jah, kaine peaga oleks lööki 100. Oleksid olnud seal kellegi välja söönud, seal mis kärjes või künas, kus te magasite, eks ole. Oleksid künast ise tegelase välja söönud ja oleksid ise saanud seal, oi, millise armastuse roka see saeleda. No õige kriitika siis või, minu suunas, et kui vähem oleks või mina ei tea. Ei no, mis vähem. Ela kuidas tahad, ega ma sind elama ei õpeta, lihtsalt ütlen, et sa jäid sellepärast lihtsalt naisest ilma, et sa oled juua täis sunnikas. Nojah, tegelikult ütles küll. Jah, nii ütles. Nii ongi. Ma sain üsna korraliku pasarahe sain kaela. Inimesed olid väga kurjad mu peale. Sa ajasid mind eile nii endast välja, et ma ei oleks uskunud. Sass ajas mind endast välja, sa ajasid veel rohkem mind. Mul kuidagi aju lülitab ennast välja kohe, kui tuleb mingisugune kaagutamise toon juurde. Esimest korda, kui ma nägin, mul sisetunne juba ütles, et midagi siit tuleb. Absoluutselt, Leho, sa oled täiesti õigel teel. Sul on kuninglik suhtumine. Sa ju Keiser Neerot tead, oled eluloo läbi lugenud. Muidugi. No, näed, eks ole, temal ju ka. Ei huvita, ei pööbli kiitus ega laitus. Huvitab ainult see, mis toimub tema enda peas ja mida ta soovib ja tahab. Need asjad tuleb ellu viia. Mis arvavad need inimesed seal, las nad arvavad oma vahel, tubli, arvaku enamat veel või võtku midagi ette, kui ei meeldi. Annika ikka väga rämevihane. No Lehol tundus suht savi olevat vist sellest. Ja sellega meie episood siin läbi saabki. Ohoo, oi kui kahju. Ma tahaks ikkagi Leho veel agu anda. Sa oled mulle armas, nagu ma ütlesin, nagu oma sohipoeg ja sulle tuleb ei muud kui agu anda. Aitäh! Agu eest. Ma ütleks ka, et oli päris tormikas episood. Juba ootan põnevusega 4., et näha, mis seal saama hakkab. No tõesti, igatahes lahe. Mina ei olnud ühtegi episoodi vaadanud. Ma Leho küll tean, et sa seal olid, aga endiselt ei ole mul telekat. Ma ei ole seda saadet näinud. Eks ta üks järjekordne tõsielukas on. Aga ma arvan, et sa hoiad nii kogu meessoo kui Eesti rahva lippu seal väga kõrgel, Leho. No ma loodan mitte alt vedada. Aitäh, Peeter Usa, selliste toetavate sõnade eest. Ma annan endast parima. Jaa, aga teeme nii. Thanks ja järgmise korrani. Järgmise korrani, aitäh kutsumast.